Lõpuks me ju maandusime Keilasse, kus oli tõepoolest tolle aja kohta väga hea aparatuur, see oli peaga võimendus, aga meie jutt oli see, et me oleme ikka ülikõva bänd. Ma arvan, et kas meil oli võib-olla 10 lugu tolleks ajaks koos, aga me teadsime, me oleme jõle kõvad, et võtke meid. Nii et see sisemine tahtmine teha, me ei teadnud täpselt mida, aga see oli olemas. Kultuuriameti rektor oli väga toetav ja pooldav, kuigi tegelikult tuli talle sinna ruumidesse 4 sükst parat huligaani ja pätti. Koosluse nimeks võeti Polyphon. Ma tean, et Allanil oli kodus, oli see Olegil, originaal Polyphon, vana, see oli siis metallplaadi mängija. Embalkumb vist oli Allanil. Ja see Polyphoni nimi oli seal selle mängija peal ja ainult Polyphon, kõlas uhkelt. Populaarseid lugusid polnud tarvis kopeerida, sest Olegi loominguline allikas koprutas võimsalt. Kuna me püüdsime iga päev proovi teha, siis ta ikka tuli üle päeva vähemalt uue looga. Ja kui ta juba ei olnud, ütleme, nädal aega midagi toonud, siis me ütlesime, et kuule, need lood on selged, et homseks oleks nagu lugu ja tihti oli järgmine päev lugu olemas. Palju asju, ma mäletan, sündis minu juures kodus ja me ära paar pudet veini, siis hakkas see nupp eriti hästi tööle. Tema tõi selle algidee ja siis, enamasti ma lisasin sinna veel mingit, tulevad meelde näiteks laul Väike tüdruk ja Jane, mis olid alguses nagu 3 tuuri lood, siis sai sinna värvi ja tuure juurde lisatud. Aga ilma milleta me oleks saanud edasi liikuda, mis oli väga tähtis. Mina ei tea, mul oli alati siuke tunne, olid laulutekstid. Mul oli siuke tunne, et ta käis öösel kuskil ära, ta kuskil tõi ja igal järgmine päev oli see laulutekst olemas. Ma mitte kordagi ma ei näinud teda istumas teksti taga kirjutamas, mitte kordagi selle 4 aasta jooksul, mis ma Polyphonis olin. Ja siis ta läks niimoodi, nagu ta käis suures sammuga niimoodi juuksed lähed. Päike kuldab taeva maa, kuldseid kiiri heidab ta. See on mul nii kuidagi, see läks kõik nii sünkrooni selle ilmaga, selle meeleoluga, et tal tuli kohe nagu lambist kohe siukse. Jällegi väga tähtis oli see visuaalne külg. Eeskudeks olid siis tolle aja siis riietuse poolest oli kindlasti Basic Rollers. See muusika meile ei meeldinud, aga siuksed laiad põlvpüksid ja põlvikud ja kõrge kontsaga ja paksu talaga kingad. See oli välimus. Tahtsime ikkagi teha lavashowd ja muidugi valgustus ja suits, need käisid ikka veel asja juurde. Peale seda, kui Polyphon oli laval põlvpükstega, siis oli Tallinnas üsna palju ja ka mujal Eestis näha neid põlvpükse. Nähtavasti ikkagi ansambel nii palju mõjutas moepilti. Meile küll ei tundunud ja sellel ajal ei tundunud see rahvale ka naljakas, sellepärast et sellel hetkel niisuguses stiilis esinesid ka teised bändid maailmas ja see oli väga populaarne. Ta oli selle ajastu 70-ndate teine pool, 81 pool, selle aja noorte absoluutne lemmik ikkagi, ta oli selle ajastu märk. Perekonnanime Jolkin, ema leiupõlve sõleks vahetanud Olegi pereelu, hakkas peale lapse sündi lavaelule jalgu jääma. Edu magusatel marjadel oli hapukas kõrvalmaitse. Jällegi mehele, eriti veel niisuguse loovale natuurile, talle ei meeldi, kui teda ahistatakse, pingestatakse, hingutakse. Kuigi väga palju mu ema aitas ja vaatas ju väikest poissi. Aga meil olid jah küllaltki niisugused tülid ja kusjuures Aalik, mina olen emotsionaalne ja Aalikus on Tšerkessi veri, sest ta isa oli Tšerkess. Ja andke andeks, eks. Ja siis tihti peal olid uksed käisid pauguga kinni. Ja ma jooksin siis mööda seda pikka koridori, vaatasin aknast, kuhu Aalik läheb. Aga meil oli kõrval pissipeda õhikas. 3 korrust, tüdrukuid täis. Aalik läks seal akendalt. Tüdrukud oli kõik akendal meele poolt.
ka lehvitasid ja ma vaatasin, oi, kõik magu tõmbas valust krampi on ja kogu lugu. Jah, see oli küll teistmoodi kui tänapäeval. Selles mõttes, et esiteks esimene pidu ja peale esinemist alles läks peoks. Mõnikord oli ka ohjaldanud. Meil ei olnud, et me mängisime võib-olla reede laupäev, meil oli ikkagi nädalas ikkagi 5-6 päev oli mänge kõige karmimal ajal ja me saime 150 rubla kõik palka. Olime vormistatud, kes muusikaringi juhendajaks, kes näiteringi juhendajaks ja selle eest me pidime tegema ametlikult Keila kultuurimajale 3 kontserti ja ülejäänu me võisime kõik kõrvale endale teenida. Nii et neid kontserte tuli ka aastas, ütleme, paarsada, 250 ja arvestada seal 10-15 aastaga, siis ikka üsna ilus arv tuleb kokku. Lugematute tüdrukute kõrvale vajas poptäht, aga siiski ka midagi kindlamat. Perekonda. Ma töötasin Keila kooperatiivis jaamapoes müüjana ja siis meil oli Keila restoranis oli see kuidas öelda, nääripidu või vana-aasta õhtu pidutsemine. Sepper Raul hakkas mind tantsitama ja nagu nad on need bändimehed, niisugused naistemaiad ja ma nägin, et sealt head nahka ei tule ja Alka oli ka nendega, Alka võttis mind ka tantsima ja ma hakkasin, et nagu ma teadsin, et ta päästab mind, ma kartsin nagu Rauli. Möödusid loetud päevad ja Oleg oli jälle abielus. Siis oli Keila linnapeaks naisterahvas ja tal oli vist mingi juubel või värk. Ja sinna oli vaja ansamblid ja ta tahtis neid sinna mängima. Aga ju siis teised ka nõus, poisid nõus olid. Alka tegi siukse lepingu talle temaga, et davai korter, teeme ära. Tasuta. Teised pole ka raha muidugi saanud, aga nad tegid selle õhtu ära ja me saime 2-toalise korteri. 4. korrusele. Niimoodi aeti selle ajal asju. Helmel oli võimalus näha mitmete Eesti pop-klassikaks saanud lugude sündi. Ta öösi tuli tal inspiratsioon peale, kukkus klimperdama. Ta tavaliselt tegi meloodia enam ei selle mustandi valmis, siis teksti tegi siis teise päevaga küll laua ääres või seda vist. Või kas siis mängis ja laulis, aga ikka see ja väga palju ta öösi tegeles nendega lauludega. Ja siis küsis teise hommikud, kui ta on. Mina olen üks suur asjatundja küll. Olegi kirglik natuur ei avaldunud paraku mitte ainult muusikas. Tema oli siuke mees ka, kui ikka ära viskas, ta võis mul pihta ka teha. Niimoodi. Oli võimel lööma ka. See su tume veri löö ikka nii palju välja. Aga muidu jah, mina küll minu meelest minu elu kõige ilusam aeg oli sel ajal. 70ndate lõpul troonis polüfoon kuulsuse tipul. Samavõrra kultuslikud kui kodus oldi vaid eesti keeles lauldes ka Lätis. Kuni saatusliku Liepaja kontserdini. Ja nii palju, kui mu silm võttis, see oli üks inimeste meri. Tohutult oli rahvast. Ja ma arvan, et ka seal toolide peal mitte istunud üks inimene, aga seal ikka ühe tooli peal istus võib-olla paar inimest ja... Aga samal ajal oli sinna linna tulnud ka lisamiilitsaid, kuna seltsimees Kossõgin külastas samal ajal seda linna.
see läks kuumemaks, rahvas läks päris leili. Ma arvan, et 3/4 kontserdist oli läbi, kui järsku ilmusid miilitsad, kes tekitasid omaette veel ahela sinna rahvamalevlaste ette. Ja vaatad, ei saanudki aru, et milleks neid vaja oli. Ja siis järgu üks vend tõusis üles suure plakatiga We love you Polyphon. Ja mingi viis tormas talle juurde ja nuiaga pani ja see kukkus nagu liigelt nuga seal. Ja siis läks märuliks. Siis see rahvas tõusis püsti. Läks selliseks kisaks, meil oli lugu pooleli. Ja meil öeldi, et lavalt minema. Lava taga 3-4 miilitsat hoidsid meid nagu piiramisrõngas. Aga rahvas skandeerib. Terve see mass skandeerib Polyphon. Pool tundi läks mööda. Mitte midagi ei muuta, rahvas skandeerib. Meile öeldi, miks ütles, et minge näidake ennast sealt nagu värava tagant, siis rahvas näeb, et te ei mängi. Ma ütlesin, et ega me mingid tahvid pole, et me oleme värava taha näitame. Aga pead minema. Läksime siis viiekesi sinna värava taha. Tead, kui see mass hakkas tulema meie poole. Mul hakkas hirm ja ilmselt seda sama tundsid kõik teised ka. Me panime jooksu kõik. Ja siis toimus see terve see rahvamass, ma arvan, et neid oli 2,000 inimest. Nad hakkasid liikuma läbi Liepaja kesklinna, skandeerides siis mis iganes, mida nad seal skandeerisid, vabadust ja samal ajal lõhkudes poodisid. Miilitsaautost öeldi, et see oli nagu konservikarp, see lükati lihtsalt ümber. 6 aega hiljem saadeti Keila kultuurimaale, Liepaja linn saatis arve kulude kohta, mis oli linnas ära lõhutud. Ja see oli mingi 1 000 000 rubla. Et Keila kultuurimaal oli kinni maksma Liepaja linnale. Ma arvan, et me kõik lihtsalt muigasime, et see oli nii suur summa, et poleks kuskilt võtta olnud ja mis